Täna on meile külla tulnud Põhja-Eesti Regionaalhaigla gastroenteroloog, vanemarst dr. Mart Eisen, kes on Eesti Endoskoopia Ühingu rajaja. Dr. Eiseni südameasjaks on olnud juba alates 1994. aastast parandada Eesti inimeste maksatervist. Selleks on doktor täiendanud oma erialaseid teadmisi erinevates välisriikides, nagu USAs, Prantsusmaal, Belgias, Austrias ja mujal. Maksaprobleemid kimbutavad üha enam inimesi maailmas. Rasvmaks on olnud alati keskealiste inimeste haigus, kuid üha rohkem puudutab see just noori ning isegi lapsi. Tulimegi selleks doktorilt uurima, miks see nii on ja mida saaks inimene oma tervema maksa nimel ise ära teha. Doktor, kuidas on muutunud inimeste dieedi ja elustiili harjumused kiviajast tänapäevani ja millist mõju on see avaldanud maksale? No, kui võtta ajajärkude kaupa, siis kiviajal ei olnud eriti süüa juua ja kogu energia kulutati toidu hankimiseks ja selle tõttu ei olnud ka võimalust koguda rasva. Talude ajastul siin 100-150 natuke rohkem aega tagasi kogu energia läks ikkagi toidu tootmiseks ja toit oli lihtne, tervislik ja kogu see energia, mida siis nagu tarbiti, kulutati ka ära, nii et selliseid tüsedaid, ülekaalulisi inimesi oli suhteliselt vähe. No siis, kui möödunud sajandi algusest alates tekkisid võimalused ja tekkis esimest korda võib-olla ületootmine, kus toitu jätkus oluliselt rohkem, toitu jäi üle, ei pidanud selle nimel nii palju energiat kulutama ja siis me jõudsime sellisesse, tekkisid juba sellised, hakati tarvitama rohkem selliseid rafineeritud toiduaineid, mis iseenesest ei olnud tervislikud ja jõudsime sellisesse ajajärku nagu heaolu ajajärk koos tehnilise progressiga, kus on autod ja nii edasi, nii et inimestel ei olnud erilist vajadust, sai väga lihtsalt sõita, käia, liikuda, energiat ei olnud kuskil kulutada ja sageli lepiti selliste, rasvaste, magusate toitudega, mis on maitsvad, aga samas väga ebatervislikud. Nii et sellised muutused on toimunud praegu inimeste elus, nii et ja sellega kaasnevad ka muutused inimese tervises. Heaoluühiskonna kõige levinum maksahaigus on rasvmaks, mis ei ole tingitud mitte alkoholist, vaid ülekaalust. Kuid doktor, miks meil on tänapäeval nii palju maksaprobleemidega inimesi? No, jah, rasvmaks, see on ikkagi omandatud haigus. Ja see sõltub meie elustiilist. Ja elustiil on kaasajal väga mugav. On selline väljend being a couch potato, mis otseses tõlkes tähendaks nagu kartulit diivanil.
põhimõtteliselt. Aga viisakalt tõlkides on see tugitooli sportlane. Aga see minu arvates kompromiteeriks sporti kui sellist. Ja mida tähendab see couch potato, ehk see on see elustiil, mida ameeriklased nimetavad sedentary stiil, mis tähendab istumist, lamamist ja sellega see inimese füüsiline aktiivsus piirdubki. Nii et istutakse kontoris tööl, tullakse koju, süüakse kõht täis, istutakse ja pikutatakse. Ja see viib sellisele olukorrale, kus süüakse üle, energiat on palju, üleliigne energia, mida saab siis üleliigsete süsivesikute kaudu, talletatakse siis maksas ja maks rasvastub, maksarakud talletavad rasva ja tekibki niinimetatud rasvmaks ehk steatoos. Kui suur on rasvmaksa probleemi ulatus Eestis ja maailmas? Rasvmaksa esinemine on ülemaailmne ja need numbrid, mis on statistiliselt olemas, tavaliselt räägitakse Ameerika ja Hiina andmetest. Ameeriklasi on rasvmaksaga üle 100 miljoni inimese, hiinlasi kuskil napilt alla 100 miljoni, kuigi neid on oluliselt rohkem. Rasvmaks on kindlasti riigiti ja erinevates riikides ja rahvastel erinev. Aafrikas on rasvmaksa väga vähe, rasvumist ja kusjuures loomulikult rasvumist on vähe, siis on ka põhjust arvata, et ka rasvmaks on vähem. Meie põhjanaabrid, rootslased, poolakad, lähedased naabrid on meist isegi võib-olla ülekaalulisemad ja ka neil on statistiliselt rohkem rasvmaksa. Eestis võiks olla ülekaalulisi inimesi orienteeruvalt 50%, nii et kui me võtame sellest orienteeruvalt 80%, siis meil on täiskasvanud elanikkonna hulgas võiks olla steatoosi ehk rasvamaksa väga palju. Aga seda tõestada on, kuna ametlik statistika puudub, on küllaltki raske. Aga arstipraktikas kohtab praktiliselt igal vastuvõtul, võib-olla iga 3.–4. inimene on maksaensüümide tõusuga, mis väikese tõusuga, minimaalse tõusuga, mis viitab võimaluse, et neil on rasvmaks. Ja seejärel me saadame inimese ultrahelidiagnostikasse, kus me siis saame tõenäoliselt kinnituse, et tal on ikkagi tegemist rasvmaksaga. Mis staadiumis seda me ei tea. Aga milline on lähituleviku prognoos, et kas asi läheb siin ainult hullemaks? No miks rõhutatakse väga tugevalt uue tehnoloogia leiutamist ja kasutusele võttu? Just sellel põhjusel, et rasvmaksa osatähtsus suureneb rahvastiku hulgas, ütleme niisuguse väga suure kiirusega ja peetakse silmas ka seda, et selle rasvmaksa potentsiaaliga on ka väga väikesed inimesed, lapsed. Nii et kui rääkida laste statistikat, siis
näiteks see on olemas, Maailma Terviseorganisatsiooni statistika on olemas, seal on alla 5-aastastel lapsi on maailmas, loetakse üle 40 miljoni, kellel saab diagnoosida rasvmaksa. Ja alates 5. kuni 19. eluaastani on rasvmaksaga noorte inimeste arv, laste ja noorte inimeste arv 350 miljonit. Selline statistika on olemas, see näitab, mis tendentsid on maailmas rasvmaksa haigestumisel. See on märkimisväärselt suur number. Aga millisest vanusest alates, nagu te just ka mainisite, et tegelikult juba päris väikestel lastel võib olla rasvmaksa ja mis soost inimesi siis see rasvmaksa probleem võib puudutada? No rasvmaks puudutab meid kõike sõltumata soost ja kaasajal ka vanusest, et ka laste toitmine, toidud ja menüü ja toiduvalik peegeldab meie ühiskonda tervikuna, nii et neid ohustavad täpselt samad tegurid, mis täiskasvanud elanikkonda, sest sageli piirdub see toit, eks ole, kiirtoiduga, saia, kotleti, magusate jookidega, kus on palju fruktoosi. Ja see viibki sellisesse olukorda, kus on meil pidev, meil on garantii, et kui nad jõuavad, pidev garantii, et rasvmaksa tuleb kogu aeg juurde, sest rasvmaksa tekkimine algab juba nii varases lapseeas. Ja seda ei ole kuidagi võimalik vältida, me peame väga tõsiselt suhtuma sellesse küsimusse, kuidas me oma lastega hakkama saame ja mida me neile süüa anname. Aga kas on statistiliselt ka mingit vanust, et mis vanusest alates see rasvmaksa esinemissagedus suureneb? See põhimõtteliselt on see juba kuskil aastates 15-16 on võimalik tuvastada rasvmaksa suurenemist ja rasvmaksaga noorte haigust. Kuid miks on rasvmaks ohtlik ning kuidas võib selle unarusse jätmine inimese tervist mõjutada? Ja, ma arvan, et see on niisugune kasvulava maksahaiguste edasiseks arenguks. Nii et kui esialgu on tegemist rasvmaksaga ehk steatoosiga, kus mingeid väliseid märke inimese tervisele ei ole, siis edaspidi, kui kahjustavad tegurid jätkuvad, mitte selline adekvaatne toitumine, alkohol, ravimid, siis edasi areneb juba steatohepatiit, mis haarab juba suure osa maksast ja seal on juba läheb selline, ütleme niiviisi, nagu tänapäeval öeldakse, punane joon, kust kahjustavate faktorite jätkumine viib edasi selle maksapõletiku ja fibroosi arengule, mis võib lõppeda siis maksatsirroosiga ja maksatsirroos on pöördumatu haigus, mis tavaliselt suures osas lõpeb väga kiiresti surmaga. Aga kuidas inimene peaks aru saama, et tal võib olla maksaga probleemi, et muretseda oma maksatervise pärast? Üldiselt on nii, et on isegi mõeldud selle peale, et kuivõrd rasvmaks
on niivõrd suure arvukusega haigus ühiskonnas, siis on mõeldud selle peale, et neid riskide maandamiseks, et vältida sellist olukorda, kus inimene ei tea, et on rasvmaks ja jätkab nende nii-öelda kahjulike faktorite kasutamist, ütleme alkohol ja nii edasi, vale toitumine, ohtrad süsivesikud, nii edasi, väheaktiivne elu, on mõeldud selle peale, et inimesi tuleks nagu ikkagi uurida. Selleks on meil ju väga hea baas olemas, perearstid, nii et võiks käia kord aastas teha näiteks transaminaasid arsti juures. Mõned maksas testid, mis võivad siis meile vihjata, et tegemist on rasvmaksaga ja siis sel momendil on juba võimalik hakata mõtlema, kuidas seda inimest aidata, et see protsess edasi ei areneks. Võib-olla paari aasta pärast on juba nagu hilja. Aga kui transaminaasid veel ei ole kõrged, et maksahaigus ju kujuneb väga pika aja jooksul, aga ikkagi see vöö ümbermõõt on suurem, inimene on ülekaaluline või juba isegi rasvunud, et kas ta ikkagi peaks muretsema oma maksatervise pärast? Jaa, eks seal on ka muid faktorid, mis viitavad sellele võimalusele, et maksaga on midagi lahti, võtame teise tüübi diabeedi, eks ole, võtame südame-veresoonkonna haigustega inimesed, nii et on palju vihjeid, kaasa arvatud siis see üleliigne kaal, nii et kui inimene on ikkagi ülekaalus ja kui see kehakaalu indeks on üle 30, seda võiks inimene ise rehkendada, see on väga lihtne. Ja on üle 30, see tähendab rasvumist ehk rasvtõbi. Ja kui selline indeks on olemas, siis tuleks ilmselt esimene käik minna arsti juurde, perearsti juurde ja teha need mõningad analüüsid ja loomulikult siis ka ultraheli diagnostika oleks see esimene uuring, mida tuleks siis teha. Aga kas inimene ise ka kuidagi tunneb ennast teistmoodi, et kas enesetunne on teistmoodi, et kas see mõjutab tema kuidagi, kuna ta on ju seotud rasvainevahetusega, et kas see mõjutab ka kuidagi tema seedimist, et mingid enese sellised tunded, mis muutuvad maksarasvumisega? Jah, kuigi ütleme, algav rasvmaks on niisugune väga varjatud seisund, ikkagi need inimesed, kes tulevad ja räägivad, et nad on väsinud, nad ei ole nagu sellises, neil ei ole hea enesetunne, aeg-ajalt neil on mingisugune raskustunne ülakõhus. See on ilmselt kõige selgem vihje sellele, et midagi võiks olla inimese tervisega lahti ja et teda tuleks siis nagu uurida. Nii et selles mõttes see oleks nagu esimene asi, millele tuleks tähelepanu pöörata ja siis mitte ainult maksaensüüme uurida, vaid sinna alla käivad ka siis lipiidide näidud, kolesteriin, triglütseriidid, et see näitab ka loomulikult maksaseisundit. Et küsin veel ühe sellise küsimuse, et kuna siin suvi on kohe varsti tulemas, et inimesed grillivad, sinna juurde käib ka selline väike siider, õlu, vein võib-olla, et suvel on väga palju ka inimestel seedeprobleeme, millega pöördutakse apteeki, et kas need seedeprobleemid võivad ka olla seotud maksarasvumisega? Jah, et suvel lisaks grilli juurde käivad ka muud asjad, kahtlemata grillimise juures juuakse ka lahjat alkoholi, olgu siis õlu, vein, siider, mida tavaliselt ei peeta üldse ohtlikuks. Aga Euroopa statistika on selline, et riikides, kus
juuakse lahja alkoholi rohkem kui kanget alkoholi, on maksatsirrooside arv hulk inimestel oluliselt suurem kui nendes riikides, kus tarbitakse kanget alkoholi, näiteks Prantsusmaa. Nii et lahja alkohol on võrdselt ohtlik, mis eriti siis, kui juuakse seda rohkem, sest arvatakse, et ta ei kahjusta midagi. Isegi võib-olla maksahaige või rasvmaksaga inimene, kes seda teab, arvab, et ma joon ikkagi 2 või 3 purki ära, see ei tee mulle mitte midagi, aga tegelikult see on sama ohtlik kui juua kanget alkoholi. Ja tulemus võib palju halvem olla. Aga doktor, te mainisite, et ülekaal on väga oluline faktor rasvmaksa tekkes, aga kui nüüd inimene ikkagi kaalu ei langeta, kas võib nii mõelda, et maksab ise hakkama? Ma arvan, et maks ise hakkama ei saa. Rasvmaksa steatoosi ravi võimalus on ainult alustame, eks ole, spordist, treeningust, dieedist, alkoholi ärajätmine, siis on võimalik seda maksa tagasi pöörata. Kui üks nendest komponentidest puudub, füüsiline tegevus, aktiivsus, sport on ilmselt esimene tingimus. See annab võimaluse alla võtta, siis organism hakkab tarvitama rasvavarusid, mis on deponeeritud maksarakkudesse, nii et maksarakud hakkavad tasapisi vabanema sellest rasvakoormast. Ja nii et ainus võimalus on alustada iseendaga kohe, kui saadakse selline diagnoos, et mul on rasvmaks. Aga siin olekski siis tegelikult paslik kohe otsa küsida ja lõpetuseks siis, et millised oleksid teie arvates 3 kõige tähtsamat asja, mida iga inimene võiks siis iga päev oma maksatervise heaks teha? Jah, 3 asja selles heaolu ühiskonnas, kus me elame, see on kõigepealt tõmmata jalad kõhu alt välja, hakata jalutama, sportima, liikuma ja vähemalt nagu rahvusvaheline üldsus soovitab, meditsiin soovitab, vähemalt 30 minutit iga päev aktiivset füüsilist tegevust, olgu see kepikõnd, kiire jalutamine, koeraga jalutamine, mis iganes. See on esimene tingimus, füüsiline aktiivsus. Teine tingimus on loomulikult söök, jook, mida tuleb valida, tuleb vähendada süsivesikut, tuleb suhkrut kõrvaldada, magusad joogid kõrvaldada, rasva võib süüa selles mõttes, et mõõdukal moel, aga eelistada siis oliivõli, niisugused õlid, mis ei tekita steatoosi sellisel moel. Nii et dieet on teisel olulisel kohal. Ja kolmandaks, mida peab veel kord nagu märkima ja toonitama, on ikkagi, et alkoholiga olla väga mõõdukas. Aga täname teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Tänan.